Tere! Mõtisklen siin, vaatlen. Ja mul on tulnud ka sõnum, et kui sul on antud vastutus näha asju reaalsena, terviklikuna ja ka teatud mõttes mingeid saladusi, varjatuid asju, siis kui sa vaatled seda ja ei räägi kaasa, siis sa teatud mõttes justkui nagu nõustud sellega. Ka see on vastutusküsimus, kui sa tead, aga sa ei räägi või sa ei astu välja või sa ei ütle. Et see on ka teatud mõttes, mingis mõttes on see nagu kuritegu, kui sa tead, aga sa ei väljenda seda. Sa peaksid seda väljendama, et luua õiglust korda, aga sa ei tee seda ja sa jätad enda teada. Tegelikult sa asud sellega nii-öelda kurjuse poolele. Pahateo poolele ju tegelikult, kui sa seda väljendamata jätad. Ja sellepärast võib olla selline ehmatav minu postitused mõnikord, sellised nagu, kus ma toon mingeid teemasid välja. Sest tõde on alati puhastav ja tõde on alati armastav ja vabastav. Ja see, et see info minuni jõuab ja see, et see ei anna mulle asu enne, kui ma seda väljendan, ka sellel on põhjus. Läbi tasakaalu jõudude on see niimoodi määratud. Kuritegu on, kui ma selle väljendamata jätan. Siis ma olen kaasosaline selles ju. Ma toon sulle üldise näite mitte ainult enda baasil, vaid kollektiivis. Kui sa tead midagi, mis sa tead, et ei ole õige, aga sa jätad selle enda teada, siis mis sa ise arvad? Kas on õige või see on vale? Mis nüüd mina? See ei puutu üldse minusse. Veevala ajastu teine kuidas öelda? Veevala ajastu on selline inimlikkus ajastu ja see teine, kellele näiteks või millele liiga tehakse, kui sa ei väljenda ennast, siis justkui nagu siin oleks nagu ka oma mingi enda osa mingi hülgamine ju. Kui sa seda ei väljenda. Kui sa ei astu enda eest välja. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen? Et see, kui sa seda teed, see on teatud mõttes ka sinu kinnistus, sinu tervikliku mina nii-öelda edasi viivale mingile protsessile, arengule, etapile. Roheline tee, taimetee. Ja sellepärast ma väljendangi seda. Sest Veevala ajastul on hästi tõekeskne, autentne ajastu. Räägitakse asjadest nii, nagu need on. Ja mitte keegi ei ole süüdi sinu asjades, vaid kõik on sinu enda vastutus, nii selles elus kui ka eelmistes eludes. Kõik sinu praegune elus toimub on sinu eelmiste elude tulem. Ja kuidas sa sellesse suhtud, mida sa sellega peale hakkad, oleneb kõik sinust. Ei ole süüdi sinu võõrasema, sinu vanemad, vanavanemad, sinu lapsed, vaid kõik taandub sinu kui terviku osas. Kõik, mis sul on.
Kui sul on puudus, siis võib-olla sa oled võtnud kuskilt liialt varem. Et see on nagu sellised manipulatsioonimängud pimeduse empaadina ei tööta. Ei tööta. Võib-olla varem töötasid, enam mitte. Nüüd on vaja ise võtta vastutus. Kedagi lihtsalt peesse saata ei ole veel vastutuse võtmine. See on kinni olemine teeneka ikka. Ja teiste süüdistamine samamoodi. See on süüdimatu. Põhimõtteliselt sinu praegu elus toimuv on sinu eelmiste elude tulem. Mis ma näen praegu on ka see, et võiksid inimesed näha kollektiivis ridade vahelt ka seda. Et kui sa lubad kedagi juhiks, grupijuhiks, sündmuste läbiviijaks, intervjueeritavaks, külaliseks kuskil, kas avalikus kuskil või oma kodus, jälgi, kuidas energia muutub. Kas see on lõhkuv ja hävitav ja katki tegev? Või see loob teadlikkust, heaolu, rahu, tasakaalu, mõistmist? Või asjad hakkavad nagu katki minema seal ümber või vähenema või kahanema? Kuigi jäetakse sulle selline manipulatsioon või illusioon, justkui nagu antakse sulle väga palju. Agressiivselt antakse, aga selle tagajärjel asjad või projektid lähevad hoopiski katki, surevad. Ja mitte ainult asjad, ka elusolendid. Kas haigestuvad või surevad. Siis on tegemist hävitava tegelasega, mitte heategijaga. See on pimeduse empaat, kes mängib heategijat, mängib armastavat inimest, kuid energia ei valeta. Ja energia selle inimese ümber on hävitav. Draamat, hävitust ja surma ja haigusi loov. Teritage oma meeli. Mida te toidate? Kas te tõesti tahate anda oma käe, usute tõesti sellist asja ja toidate sellist asja? Ja siin ei ole kedagi üksikisikut. Siin on lausa energeetiliselt on näha süsteemid. Selliseid hingi on palju viimasel ajal avalikkuse ette tekkinud. Ja inimesed veel küll plaksutavad kaasa ja need inimesed, kes plaksutavad kaasa, need on ise sarnased tavaliselt, aga nad ei teadvusta seda. Kas need on ise sarnased või nende elus on sarnaseid mustreid või neil on vaja õppetundi sellega, et öelda ei, näha läbi selline jama. Siin on empaat ja pimeduse empaadi nii-öelda kokkupõrge, aga üks on süüdimatu ja ei soovi muutust, vaid irvitab veel sinu üle, et sa teda usud sellisel moel, samas ühtlasi, kui ta tagataustal riidade vahel hävitab ju. Kas sa oled tähele pannud avalikus elus, kuidas ükskõik, et on kahte sorti tegelasi, on need, kes on nagu Maidas touch, et puudutavad, siis muutub kullaks ja see kuld kestab. Kõik võidavad. Aga on ka selliseid, kus nii kui keegi läheb osalema või juhtima mingit osa, siis tekivad suured võlad, puudused, loomad, linnud, inimesed haigestuvad või surevad järjepidevalt. Asjad lähevad katki, asjad kaovad ära. Raske energia on, grintsam energia on. Niisugune, võib-olla isegi püütakse hirmutada sind, alandada sind, et ma olen irvitav, selline üleolev.
üleolev tunne. See on inimene, kes on läbi elude samas varjus tegutsenud ja ei ole seda endal ära tervendanud. Ja seda on vaja märgata, sest see käib ringi ja hävitab nii sündmusi, nii projekte, nii koostöösid. Ja siis, kui see koostöö on juba, koostööprojektis on, ta on ressursi nii-öelda oma puudusteadvust, tegelikult on nad puudusteadlikud, isegi kui on väliselt küllus, energeetiliselt neil on defitsiit ressursiga, sest nad ei ole enda sees tervendanud. Ja kui nad näevad, et see laev hakkab huppuma, siis nad lihtsalt hülgavad või reedavad. Aga tegelikult selle taga oli nende osalus, nende panus ja tihti nad hästi agressiivselt ja motiveerivalt ja ülevoolavalt näitavad poolehoidu ja armastust või hoolimist, aga tegelikult nad võtavad sealt väga suure osa. Ja sellepärast kõik nende ümber hävibki. Et nad justkui näitavad, mängivad, et hoolivad, kuid tegelikult nad võtavad suurema osa. Ja neil on see strateegiline tegevus mitmete projektidega seoses ja justkui nagu neil oleks nagu mingi hävitusprogramm nende enda sees. Sest kui keegi on nendega isegi hea, siis nad isegi püüavad seda hävitada. Ehk siis nende enda sees on mingi hävitusprogramm ja kõik, mis nendega kokku puutub, justkui nagu satub puudusesse või hävingusse. Sest nad ei ole enda sees seda, nad on kuidagi selle, midagi siin on ju. Ja kui sa nüüd vaatad, päris mitmed avaliku elu tegelased on sellises mustris käivad. Ja inimesed ei oska märgatagi, et see on strateegiliselt neil niimoodi. Igas elu valdkonnas see juhtub. Nad on justkui nagu magnet sellele ja nad justkui nagu püüavad õigustada seda iseenda süüdimatut käitumist. Veel on üks huvitav asi, mida näevad energiatundlikud, mitte isegi energiatundlikud, vaid ka teadlikumad. Kui inimene satub väga suurde süüdistamisse, miks tema eluolu on sellisel moel, hakkab võõraid süüdistama, isegi kui keegi tegi midagi, ta süüdistab seda inimest, aga hakkab ka seeläbi see süüdistus kasvab lumepallini, ta hakkab süüdistama ja õigustama ka, et saada tähelepanu sellisel ebaausal, ebaeetilisel, manipulatiivsel moel nõudlikult. Paljud lähevad selle õnge, aga nad ei saa aru, et nad annavad tegelikult, toidavad midagi veelgi hullemat. Süüdistamisel on selline energia, et kui seda ise isiklikku vastutust ei võtta, siis see kasvab ja kasvab ja kasvab ja siis võib juhtuda, et see, keda sina süüdistad, kui sa seda ei teadvusta, oled nii selle süüdistamise sees, siis võib juhtuda, et sa ise muutud selleks. Ja see on väga selline peene energeetiline viis, kuidas see juhtub vaatleja, nagu ma vaatan. See juhtub, mulle lihtsalt teejuhid näitavad, ma ise inimesena ei oleks selle peale tulnudki. Mu teejuhid näitavad, mis toimub selliste inimestega, kes ei käi enesearengu teekonnal, kes ei tee varjutööd ja ei mõista neid asju ja on harjunud saama manipulatiivsel viisil niisama võtta. Tihtilugu need inimesed, kes tahavad niisama võtta ja seda nagu kõigilt ja kõikjalt ja palju ja kuhjaga, on tegelikult väga rahulolematud inimesed enda sisimas. Ja mille võrra nad rohkem tahavad sellisel moel võtta, seda suurem puudusteadlikkus nendes kasvab. Ja mõnikord mõnes osas ka võlg, kui nad on seda ebaausal viisil teinud. Seda eelmistes eludest juba saatis on mingi kordusmuster. Seda on väga palju. Miks ma seda räägin? Et sa teadvustaksid seda
ja sa ise ei läheks sellisesse võrku. Seda on väga palju kollektiivselt, globaalselt tähendab, ma tahan ka öelda. Siin on mitte ainult üks inimene, siin on päris mitmed sellise sama süsteemiga. Kui ma olen hakanud vaatama, ja nad on hästi agressiivse peale sellega, nad ei teadvusta lahti, aga nad teadlikult, strateegiliselt teevad seda. Nad on omakasu püüdlikkusele orienteeritud. Nemad ei näe veevala ajastu väärtuseid. Nad vilistavad need välja. Aga on näha, et paljastuvad nende kootud mustrid avalikkuses. Et see saaks välja tulla. Ka minul on olnud niimoodi, et minul on olnud mingi pime koht ja keegi on mulle selle pime koha esile toonud. Loomulikult see inimene riskis sellega, et mulle seda esitada. Ja ma sain sellest šoki, ma sain sellest trauma, pean ütlema. Et see oli nii osavalt ära peidetud. Ma sain sellest šoki, ma sain sellest trauma. Ma olin liiga kergeusklik, usaldav. Aga kui see inimene mulle ma ei sain šokki. Õnneks ma ei jäänud eitusesse kinni. Minu hing või minu teejuhid ja kõik korraga hakkasid mulle tooma seoseid, et see ei olegi bullshit, et see mis toodi, see on tegelikult reaalne. Nüüd, täna, see enam mind ei šokeeri. Ma olen sellega väga palju tööd teinud. See tõde ma näen, et see tõde ja see inimene ei teinud seda halvas mõttes. Ta tuli, see oli kaitse mõttes, see oli armastus, see oli vabaduse mõttes. Ja ma isegi tahaks öelda, et täna ma olen sellele inimesele väga tänulik, et ma näen. Ma arvan, et selle traumaga hakkasid mul endal võimed avalduma. Et mitte enam kunagi ei saaks sellist asja juhtuda, et minu eest varjatakse midagi sellisel energeetilisel tasandil. Ma arvan, et see kogemus äratas minus rohkematki kui seda. Kas ma olen süüdistamises? Seda mitte, sellepärast, et ma tean, et asju saab lahendada juurpõhjuseni välja, kui näha neid põhjus-tagajärg seoseid. Alles siis on võimalik saavutada selline tervenemine, tõeline rõõm, vabanemine, armastus, edasiminek, et leinaprotsessil. Aga mis ma tahan öelda on see, et need siin on tegemist feminiinitega, naiste rahvastega, kes on väga suures maskuliinses energias, kes on justkui nagu oma surnud isa kohal. Ja surnud isa kohal ma tahan öelda seda ka, et kas reaalselt füüsiliselt surnud või ta on elav, aga ta on nagu elav zombi. Naisterahvad. Aga nad on selle isa kohal ja see isa ei ole feminiinne energias, see isa on laus, niisuguse nagu isegi ma ütlen roheline maskuliin, selline toores maskuliin, selline liiga ürgmehe maskuliin. Agressiivne, impulsiivne, noor hing, rahaahne. Ja igasse projekti nad lähevad selle toore jõuga. Umbes nagu I'm in charge, I'm in control, ma teen ära, see on ju. Aga nad söövad rohkem energiat, kui annavad. See on surnud energia, see on puudusteadlik energia, see on toores, ebateadlik, emotsionaalselt mitte intelligentne energia. Selles on surmaenergia, hävituslik energia. Selline Mars liiga, selline, saad aru.
Ja reaalselt, füüsiliselt on see isegi nähtav, et nende ümber asjad, inimesed, loomad, ressursid vähenevad, kahanevad. Sellised inimesed peavad minema ravile. Ja nad tihtilugu süüdistavad teisi maskuliine milleski, aga nad ise käituvad hingelisemate, nõrgemate, võib öelda ka nõrgemate, selle all ma mõtlen siis hingelisemad. Ja kusjuures see ei ole tegelikult nõrgem, nemad arvavad, et nõrgemad. Ehk siis südamlikumad, hingelisemad, maskuliinid leiavad nad alati igalt poolt üles ja nad sõidavad neist kui tank üle. Ehk siis tegelikult nad justkui nagu ka vägistavad energeetiliselt, aga nad süüdistavad mehi selles. Nad ise sisaldavad seda, aga nad süüdistavad seda. Nad ei saa aru, et see on nende varjupool. Seda ma näen, et süüdimatult kuritarvitatakse ja tehakse. Märkan ka see, et neil on nina väga agressiivne, pinges ja silmades on ka. Mõnedel on silmades isegi nii, et üks silm on väiksem, teine suurem või niisugused nagu väga naeratav nägu, aga silmadest on aru saada, et on seal mingi psühho toimub. Et ja seda avalikus ruumis plaksutatakse kaasa, ei saadagi aru, et plaksutatakse kaasa tegelikult kurjusele. Ja sellest on vaja rääkida, erapooletult rääkida. Ja sest nemad väljendavad oma lugu justkui nagu neile tehakse liiga. See on pimeduse empaat. Oma kasu püüdlikult, tema saab sellest ressurssi, kui ta seda teeb, kui ta mängib ohvrit, kui tegelikult, mis toimub seal erapidudel, kuidas käitutakse emotsionaalsemate maskuliinidega, mis kättemaks on, kas eelmise elu kättemaks, mida rakendatakse aktiivselt avalikus ruumis. See ei loo tasakaalu, see ei loo harmooniat, see ei loo edasiviivat jõudu siia meie ühiskonda, see ei loo tervenemist. See on selle sama energia toitmine. Aga see on nii peene energeetiline, et sa ei märkagi, et sa ise oled muutunud selleks, keda sa süüdistad. Nüüd ma lasen selle teema lahti ja muidugi nad tunnevad selles mõttes, et kui seda väljendada, tuntakse ohtu sellega ja öeldakse, et see, et mina väljendan selliseid teemasid, on väär ja vale, aga samas mina leian jälle, et on väär ja vale mitte nendest asjadest rääkida, mis on varjatud. Globaalselt üha enam sellistest asjadest räägitakse, mis on varjatud. Selleks, et hoiatada ka teisi. Nägemaks teadlikkuse tõus on läbi selle, kui me jagame neid asju. Tegelikult on see ühiskonnale kasulik, kui ollakse teadlik nendest asjadest. Kui ei levitata sellist kaasa plaksutamist, agressiivsust. Ja üldiselt ma tahan öelda seda ka, et kui keegi ongi nagu hingelisem või südamlikum empaat meesterahvas ja ta nagu läheb õnge sellise naisterahva niisuguse nagu tegudega, et laseb ennast purju joota ja ühesõnaga läheb kõiki need kaasa, sest tal on võib-olla isa töö temaga või ma ei oska öelda, mis see on või võib-olla on ka omad kasud seal mängus, aga mu mõte on see, et sellega sa tegelikult ei väärtusta ka iseennast. Et see on sinu õppetund, hakata ennast väärtustama.
ütlema ei ja kehtestama ja eraldama ennast. Et kui sa näed, et see inimene, tal on võib-olla isegi raha on, aga ta on pidevalt puuduses ja kuidagi nagu energiavampiir, ükskõik kuhu ta läheb või mida ta loob. See on ainult ajutiselt edukas ja pärast seda on kollaps. Pange tähele, siin on strateegiliselt nii sündmustes, nii kampaaniates, nii isegi intervjuudes, avalikes esinemistes või mingi projektide loomises surnu energia on seal, hävitusenergia, kahanemise ressursid nagu kaovad ja nii edasi. Sellest on, sa pead sellest aru saama, et see ei ole jätkusuutlik teha koostööd selliste tegelastega, nad süüdimatult ainult jätkavad samade mustritega, lähevad uue ohvri juurde ja nii edasi. Aga siin on juba nagu selge strateegiline muster ja päris mitmed avaliku elu tegelased ja nad on väga sarnased. Nad on väga sarnased ja neil on, ja neid ühendab ka ja nad saavad omavahel tihtilugu ka läbi, neid ühendab üks ja sama asi. See agressiivne maskuliini energias olemine, kes on surnud, isegi kui ta on elav. Ta on leinas või mingi surnud energia on siin. Nad on tema kohal, nad on lojaalsed talle. Ja tihtilugu käituvad, nagu tema käitus, läbi selle lojaalsuse. Isegi kui sellel inimesel oli midagi positiivse, siis tegelikult nad loovad kahju ümbritsevatele. Nii et ära ole naiivne ja pista pead liiva alla, ära ole ka hirmul selliste ees, sest tegelikult nemad on hirmul, et neil saab ressurss otsa. Et teised ei tunne neile kaasa, et teised näevad neid läbi, neil on tegelikult endal suuremad hirmud kui midagi. Kuigi nad on agressiivsed, agressiivsus tulebki sellest, kui sa oled ise hirmul. Ja ärge olge naiivsed, ärge toitke seda, millele te oma käe annate. Et see ongi pimeduse empaadi sellised võtted. Ja kui sa näed, et sinu ümber kohal olles imelikud asjad juhtuvad, siis tegelikult väli tahab sind hoiatada, sinu teejuhid tahavad sind ju hoiatada. Miks sa ei kuula, miks sa ei näe, miks sa eirad neid, miks sa teed selle üle nalja? Kas sa ei austa ennast, kas sa ei väärtusta ennast ja oma energiat, oma elu energiat, oma ressursse? Sea piire siin on vaja energeetiliselt, mitte ainult kohal olles, vaid ka energeetilisi piire seada. Ei piisa ainult sellest, et sa ei viibi ühes ruumis selle inimesega. Tarvis on ka energeetiliselt. Läbi lõigati, ma vaatan, et mul kohe valgus tuleb siit, et kuigi on püütud väljendada, et see, kui ma räägin ausalt ja tõeselt ja autentselt asjadest, mis toimub ühisväljas, siis see tõde on armastus ja see tõde on kaitse. On spirituaalsed uudised, et sa teaksid, et läbipaistvamaks on veevala ajastuga asjad liikunud ja see ei meeldi kõigile, sest nad ei saa neid samu mustreid nagu läbi elude nad on käinud. Ja nemad vajavad sind kui ressurssi, kas sinu sisemist ressurssi või sinu välimist ressurssi, seega you are in charge. Sina otsustad, kas üldse või kui palju keegi sinu ressurssi või sinu ruumi või sinuga on. Ma tahan, et sa teaksid seda. Ma tahan, et sa leiaksid iseenda ja oma piirid üles, kehtestaksid ennast, ütleksid ei. Sa oled võib-olla ta meenutab sulle kedagi traumabondi, kellele sa ei suutnud ei öelda, sest sa väga hoolisid temast, aga saad aru, see on varju küljes hävitusprogramm. Ta varem või hiljem teeb sinuga sama nagu kõikide teistega.
See on temas kasvav. Keegi erapooletu peab nägema neid asju ja kui ta näeb neid asju, ta hoiab neid enda teada vagusi. See ei ole õige minu jaoks. See ei ole õige minu jaoks. Ja ma näen, et üha enam kollektiivis globaalselt räägitakse, kui midagi ei ole õige, räägitakse seda välja. Ja vaata, energia muundub läbi selle rääkimise. Ja mitte ainult selle inimese hüvanguks, kes rääkis, vaid ka väga paljudele. See laine ulatub väga kaugele. Ja mitte ainult neile, kes seda videot näevad, vaid mõne valgustöötaja sõna maksab nii palju, et see energia jõuab ka nendeni, kes kunagi selle videoni ei jõua. Aga õhus on see tõekild, nad tunnevad, hakkavad ise nägema mustreid, ühesõnaga need sõnad hakkavad elama oma elu ühisväljas ja nad toovad kasu ja kaitset ja tervendust ja kahandades seda mustrit, mis on varem vabalt lokanud, hävitades sinna ja tänna. Sellises nagu teeneka süüdimatus üleolevas uhkuses, mitte vastutustundes, unustades ära, kui vana ollakse, unustades ära, et ollakse võib-olla juba lapsevanem või lapselapsevanem. Andes hinnanguid ja vaatamata iseenda sisse, tegemata enda sisetööd. Ja veel ma tahtsin öelda, et ma tunnen üldsegi, et on väga palju koroona algusaastate nagu energeetika kollektiivis. Koroona 2020. Avalikud mingid protestid, sõnavõtud, inimesed natuke läksid nagu hulluks või nii. Kõik tahtsid ära reisida, midagi liikuda, mitte endasse vaadata, oma hirmudele otsa vaadata. Et kuidagi nagu aktiveerunud uus laine sellele. Et need, kes koroona ajal siin pead tõssid, neil on uuesti uus hirmulaine tekkinud. Selline vastandumine, selline, ma ei oskagi öelda, selline agressiivne vastandumine, nii edasi, endaga mingi sisemine konflikt. Ja nüüd saab reisida too. Kõik võimalikel viisidel leitakse selliseid tegevusi, sõnelusi, et mitte endasse vaadata. Minul koroona ajal vastupidi, mina hakkasin enda sisse vaatama ja avastama mingeid mustreid, huvitavaid mustreid, hakkasin rohkem tänutundlikkusse kukkusin kui kunagi varem. Ma olen alati tänutundlik olnud. Aga see hakkas veel rohkem. Hakkasin vaatlema teisi, kuidas teised reageerivad. Kuidagi suurem rahu tekkis minus. Vaata, mõnedel on nii, et nad peavad reisima, liikuma, leiavad tegevusi, kiirustavad ja nii edasi, sõnelevad, võimu võitlevad. Seda kõik see koroona tegelikult alguses üles tõi. Ma näen, et see on aktiveerunud nüüd. Ma ei tea, kas on sõdade asjus või on majanduskriisi asjus või mis asi see on või hindade tõusu asjus või mis see on, aga seda midagi on sellist. Et kaotab selline eneseanalüüsi või vaatluse või tasakaalu punkt paljudel ära. Aga tähtis on just sellistel aegadel endasse kukkuda. Teha eneseanalüüsi oma elu, senise elu ja iseenda osas. Et aga väga palju on just vastupidist. Et väga paljud hullud psühhopaadid, sotsiopaadid on tegelikult avalikkuses puldis just nagu siis 2020. Ja see on päris kummaline aeg. Kui vaadata. Mina ainult vaatlen ja mõtlen, et kuhu me oleme jõudnud.
Ja mida rohkem sa püüad leia endale tegevusi, distractions, mis hajutavad su tähelepanu ja teadlikkust, seda rohkem sa oled liinist lahti, seda rohkem sul on vaja enda sisse tulla, elu tahab öelda. Sa kardad endasse vaadata või midagi teha, aga just see on märk sellest, et seda on vaja teha. Aeglusta, tule endasse. Enesearengu teekond võib alata nüüd, see on sinu ärkamise potentsiaal. Selline ohversüüdistaja, päästja, võtta hoopiski isiklik vastutus. Ja isiklik vastutus on see ka, kui sa räägid, et ümbruses, räägid kaasa selles, et ümbruses on imelikud asjad nagu, et rahunege maha. Et sinu käitumine ei ole olnud eetiline. Et stop it. Et kui sa teiste eest välja astud ja enda eest välja astud, ka see on isiklik vastutus. Sa ei vaiki seal, kus sa peaksid rääkima. Ja ma räägin konstruktiivsest rääkimisest, mitte B-punkti saatmisest, kuhu see viib, mis intellekt see on, mis see... Sorry, mine arene kivi all veel natuke. Et see ei vii mitte kuhugi, see on agressiivne viha. Seda võiksid teha siiski nagu... Selles ei ole arengupotentsiaali, see ei aita ei sind ega teisi. See on lihtsalt tühi aur. Aga kui rääkida, mis toimub, miks toimub, kus see alguse saab ja tuua nagu strateegilised mustrid välja, siis sealt on võimalik muutus alata, seda on vaja väljendada. Kui see on juba nii suurt ühiskonda mõjutav, negatiivses mõttes siiski, taandarengu mõttes, ma vabandan, aga see on taandareng. See on taandareng, käsi südamel. Ma julgen selle välja öelda, mu teejuhid tahavad, et ma seda väljendan, sest see on taandareng meie ühiskonnas. Meil on vaja mõista, kus läks nihu ja teha vigade parandusi. Selleks on vaja aga, et muutus alguse saaks, on vaja välja tuua vead, nagu kooliski seda tehakse. Et kuhu inimlikkus on jõudnud? Kõik on millekski vajalik. Need mustrid peavad tulema ülesse, et tekiks ebausaldusväärsus selliste inimeste osas, kes strateegiliselt niimoodi teevad. Et asjad, loomad, linnud lähevad nagu katki nende ümber lausa. Nii suur hävitusenergia on. Pole mõtet head inimest mängida, energia ei valeta. Energia ei valeta. Tahan ma konstruktiivselt, vihaselt, aga konstruktiivse vihaga öelda. Sest selles on ka tervendus, selgus, teadlikkus, muutuse potentsiaal, edasi viiv jõud, kui seda teha konstruktiivselt. Enough is enough, on vaja märgata neid asju. Ja ära ole nii naiivne, et sa paned pea liiva alla ja sa ei taha näha seda asju, sest sa oled kas hirmul või sa oled ise samasugune. See ei ole jätkusuutlik. Sellised spirituaalsed uudised täna. Mine vaata mu infos erinevaid pakkumisi. Ole hoitud, ole kaitstud ja ole teadlik, mida sa toidad. Üha enam inimeste nägudest on näha, et nad on psühhopaadid. Ja neile antakse eetri aega, kuigi nad isegi hävitavad sind, kes sa neid oma külaliseks kutsusid. Kus see loogika siin on? Mida me toidame? Tähtis on,
ennast kaitsta destruktiivsete energiate eest. Et sa teed neile hea teo, kui sa seda teed, sest siis need inimesed hakkavad, kui paljud seda teevad, nad taanduvad hermiidi energiasse ja hakkavad enda sisse vaatama, sest kogu maailm, teised peegeldavad, et midagi on vaja vaadata enda sisse. Neil on vaja äraütlemist, et nad jõuaksid ise endasse ja korrastaksid seal mingeid mustreid, mis korrastamist vajavad. Et see on süüdistamise energiavägi. Nad tunnevad ennast väga väekana läbi selle, et they get away with this. Aga sinu ülesanne on see peatada. Iga indiviid loeb. Selliste inimesel on üha enam näha silmadest, suhtumisest, näost. Nende tegevus, motiiv, kordusmustritest on näha. Ükskõik kui ilus meik, kui ilus kleit, vahet pole. Energia ei valeta. Aitäh sulle!